ma vaatan, et teil on sõrmed täitsa verised. See on täiesti tavaline selles suhtes koera treenimise puhul, et ikka tuleb ette, et tambad on tal teravad ja need on siuksed väiksed. Tüsi, tule vaata. Siuksed väiksed. Aiku hea. No kes tema on ja kui vana tema on? Tema on meil 2,5-kuulne Belgia lambakoer. Tuli ta Tšehhist ja temast saab siis meil patrullkoer. No kui kaugele te tema treenimisega hetkel olete jõudnud? 2,5 kuud on ikka väga väike koer ju. Jah, ei väike on ta küll, aga kosunud on ta jõudsalt. Kaalub juba täitsa siuke pea 10 kilo. Teha ta tegelikult väga ei oska veel nagu midagi, et ta pigem nagu loeb niimoodi kehakeelt, et kui ma enda juurde kutsun teatud kehaolekuga olen, et ütlen istu, siis istub, aga kui ma talle lihtsalt ütleks, et istu, siis ta veel ei istu. Skoot, siia. Tema on siis praegu natukene unine või? Tema on unine, tema ärkas just, võtsime puurist välja. No aga öelge, milline see nii väikeste koerte siis treeninggraafik on, et teeb trenni, magab, sööb. Kas nii? Just täpselt nii ongi, et treeni käigus ta saab oma söögi kätte, siis ta puhkab natukest aega ja siis teeme uue trenni, et päevas selline 3 trenni, et see maksimum tema jaoks. Ja mis tema nimi on? Tema on Kahur meil. Oi, aga kust ta sellise nime sai? Kas on midagi tema iseloomust seda ka, mis võiks seda nime kuidagi iseloomustada või? Tegelikult on nii, et Kahur on minu enda hüüdnimi olnud ja siis tuttavad arvasid, et midagi võiks nagu koerel ja koerajuhil ühist olla, et siis on nüüd mõlemad oleme Kahurid. No öelge, kui rahul te kas või täna sellega, mis Kahur juba teinud on, olete? Kindlasti on tubli poiss. Ta on igal pool eetris käinud ja ilusti hakkama saanud, ei ole kuskil lollitanud. No. Täpselt nii, nagu lapsed lähevad esimesse klassi, nii läksid esimesse klassi, nii öelda, ka Siseakadeemia 5 uut kutsikat. Ja neil ei ole küll klassiruumi, kus õppida, neil on hoopis selline harjutusväljak siin, aga just siin pannakse alus sellele, millega kunagine täiskasvanud koer peab igas situatsioonis hakkama saama. Hetkeseisuga kõik kutsikad on, ütleme, heas vormis, tahavad kommunikeerida oma koerajuhiga, koerajuhtel õnnestub trenni teha, kõik tahavad süüa ja siin oli ka enne seda oli mäng ja kõik tahtsid ka mängida. Nii et tegelikult protsess liigub edasi ja kõik on hästi. No kõrvalt vaadates tundub, et koerajuht praegu lihtsalt annab maiust oma koerale, aga mida te hetkel siis nagu ootate, mida te õpetate nendele väikestele? Ja hetkel oli, ütleme niimoodi, selline kuulekus harjutus on ju, aga selge see, et kuna on see väike kutsikas ja see näebki põhimõtteliselt niimoodi välja, et nagu oleks koerajuht nagu toidumasina on ju, muudkui annab toitu. Ja see on selline, ütleme ka koostöö ja kommunikeerimisviis koerajuhi ja koera vahel on ju. Nii nagu lapsed lähevad esimese klassi ja lõpetavad oma põhikooli, siis põhikursust põhimõtteliselt ongi nagu nende põhikooli õppe. Ja tõesti, esmaspäeval oli meie jaoks 1. september, meil hakkas kooliaasta ja lõpeb see järgmise aasta oktoobrikuus. Kogu selle perioodi jooksul käivad neil koolis meil kokku 13 nädalat ja peaksid lõpetama siis nagu lapsedki lõpueksamitega. Nii et see on suhteliselt pikk periood, mille jooksul tuleb õppida väga palju erinevaid teenistuses vajalikke oskusi. Mida see endast kujutab? Eelkõige siis vajalike oskuste õppimist. Ehk me räägime jäljeajamisoskusest nii maastikul kui linnas, esemete otsimisest maastikul. Muidugi need koerad peaksid olema kuulekad, need võiksid otsida ka inimesi, oleks võimelised ka tegema kinnipidamise ehk jõukasutust. Nii et neid alasid on suhteliselt palju, aga hetkel, nagu öeldakse, nii väikeste kutsikatega me teeme ikkagi kõige lihtsamaid ja kõige labasemaid asju. Sel nädalal kooli läinud kutsikaid ootab ees ligi aasta kestev väljaõppe, mille jooksul õpitakse muu hulgas jäljeajamist nii linnas kui maastikul, esemete otsimist ning kuulekust erinevates olukordades. Esmased oskused pannakse paika 13 õppenädala jooksul, mille järel peavad nii koerad kui nende juhid tõestama, et nad on valmis panustama Eesti sisejulgeolekusse.